täna on meil minek minu ämma sünnipäevale, ehk Toni ema sünnipäevale. Ja sätime siin valmis, ootan Netut, et lõikaks küüsi, aga ta võtab nii palju aega. Tal nagu kiiret ei ole vist. Mida sa kallitad? Mul oli vaja veel sellise siis. Aega hästi. Tule nüüd. Eputad või? Vaata, millise pildi mina tegin. Sina on siin või? Seelik on vana ema. Ja see tuleb lahti sealt, jah? Väga hästi. Netu, tule siia. Ja ikka ta veel ei ole siin. Juba õhtu käes, et ikka veel ei ole. Jah. Sa võid enda patsi lahti võtta ja juuksele kammida. Lõpuks ometi, tere! Lõpuks sa tulid. Lõikame tüüned ära, jah? Kammi ära juuksed. Tule siia. Tule siia. Ole paigal. Issand, kus sa... Netu, ma ei saa niimoodi. Pane alla. Pane alla, sõrmed. Oota, ma tahaks ühegi ära lõigata vähemalt. Aga sa saad haiget siis? Ega mul läheb mööda, siis ma ju lõikan su nii sügavalt, siis sul on valus. Oota, kas ma panen selle... Oota. Kas ma panen selle pusa ka või jätan selle särki sinna? Oota. Kuhu ma lähme? Ema. Mis pusa? Kuhu ma lähme? See, mis siin oli peal on. Ei, seda ei pane, siis see on... Ma ei tea, mis seal on. Ei pane, sul on oma see. Kuhu lähme? Vanaema juurde. Oota, Netu. Sa saad haiget varsti päriselt. Netu, miks sa lollitad? Nii juba kuulata ka kogu aeg. Ongi, noh. Mis sa lollita, Netu? Ei, me peab kogu tänitama. Netu, nüüd on vaja käed ära pesta. Sul on nii kleepuvad ja karvased. Kõik karvad on külge jäänud selle kleepumisega. Kas teie mängite või? Netu? Mõtle, kui on, vaata. Veereta, Netu. Veereta. Vaata. Ma ei tea. Osta jalg. Vaikselt. Siin on siis kõige vanem ja kõige noorem lapselaps. Võtsime Bella ka kaasa seekord. Tavast me ei võtta teda kuskile kaasa, aga Kristo nagu ütles, et hingeldab, jah. Bellale vastu pead pärast. Luna. 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 On hea jäts või? Okei. Mis sina said? Suure pirni või? Sa ei hakka väikest aga jamama, jah? Taad suure pirni kohe? Ei, meil oli ka 2 suurt pirni. Okei. Ruvad. Bella kaitseb palli. Vaata, küüntega hoiab kinni kõik. Ai, võrriseb. Telekas käib üksinda kodus ja siin vaatame. Bella tuli palli veitma. See on küll minu. Netu, mis sa teed? Oi, kui kena. Vaata siia. Kust Vaata midagi veel? Vaata emmet, Netu. Kena oled või? Ära sõrmega tee. Pane sõrmed sisse, katsu oma juukseid. See värvis ära ka, ma arvan. Teemele musu. Et näita, kui pikalt sul huuled on. Ja noorale musu. Minu arust on praegu lihtsalt see why so serious. Kes mäletab seda filmi? Maru gripi, jah. Oota, see sõrmed saab kokku võtta. Otsas on ka veel. Netu, vaata siia mind. Vaata mind. Netu, vaata mind, ma teen pilti. Netu. Ära käsi ette pane, su kõttud saab kokku muidu. Võta pühi ära. Varsti ongi välja üks. Ai, hästi. Brenna, kui ta hakkab kohe õpetama. Kes ütles, et vanale koerale trikke ei õpeta, on ju? Ju hästi teeb. Ta jääb seda sööki taga. Ta on nii ärev söögiga, jah. Ai, tuli kohe hästi. Kõik rohkem pursti ei saa. Meie tulime autosse ja lähme käime Tartus praegu ajal. Vaatame, mis seal on. Me oleme iga aasta käinud
ja selleaastane käik on muidugi nii hiliseks jäänud, et mõtlesime, et käime täna ära, siis kohe tulevad jõulud, nagu tahaks enne jõul ära käia. Aga no lund ei tule maha, me oleme seda lund oodanud ja lund lihtsalt ei ole mitte kuskil ja vihma sajab praegu ja me lähme praegu lihtsalt aeg-võtta jõulumeeleolu looma. Ja võtsime Robiniga kaasa, Robin istub täitsa taga seal, ta on Toni kõige noorem vend. Ja sõidame siis linna, ootasime, et läheks veits pimedamaks, siis need tulukused annavad ka parema efekti, et päeval nagu väga, nagu ei ole seda tunnet, vaata. No vaata, loodame, et vihm jääb järgi, õnneks praegu suht vähe tibutab, et ei ole nagu kõige hullem, et mingi pool tunnikust ikka kannatab olla seal. Siis pärast lähme sööma ka kuskile ja vaatame, kus mida head pakutakse. Mäkis vist ei ole enam väga häid pakkumisi. Viimase aja pole üldse olnud häid pakkumisi. Aga jah. Jõudsimegi kohale. Nüüdükene, kas jõudsime või? Kas hobuseid ka juba nägid või? Nägid, jah? Näed, hobused on seal. Ma ei tea, kas nad võib paitada. Seal Luuna selja taga näed, lähevad sõitma. Meie käisime ka eelmine aasta. Jaa, klobisevad. Kuidas on? Toni ostis vahukomme. Tust tuleb näkku kõik. Lapsed siin soojendavad. Ütjum on siin. Tahad teha või issi aitab äkki sul? Jaa, aga ma aitan sind. Oota, ma kõrva võtan, siis ma annan sinu kätte. Tule siia poole. Nii issiga kaasa. Simbolile tossu. Kõvasti sünnid. Saad hoida nii? Ära lase vastu. Siia võid vastu minna, siia lähe kuhu. Silma läks. Silma või? Käisime just seal kaubamajas pissil. Nüüd tahtis pissile, siis tahtis Noora pissile, siis tahtis minna pissile, siis tahtis Toni pissile. Luuna ei tahtnud pissile ja pane nüüd eest kinni endal, me oleme õues. Nüüd küsin tal ja jõutus magama. Magas 15 minutit, siis ärkas üles. Mõtlesin, ma proovin ta võtta sülle, et lähme siis nagu süles. Lähme niimoodi, et ta magab mul süles edasi. Aga ta ärkas ikka üles selle peale. Ja õnneks ta ei olnud pahur, ta oli just pigem vastupidi, ta oli nagu hästi vaikne, siuke kuulas. Ja me lähme ära, me võtame pitsat süüa ja kus me lähme autosse. Ja mul on siuke tunne, et nüüd on täitsa haige vist. Kuusin öösel teda köhimas. Tegelikult oli juba veider. Ja nüüd ma nagu päeval kuusin teda rohkem köhimas. Ja kui ta autos oli, siis ta nina oli tatine, ehk siis ilmselt siuke köhanuhu mingi haigus on. Loodetavasti saab 23. terveks, sest et meil on vaja minna teele juurde jõule pidama. Et õnneks nad ütlesid ka, et ei ole väga hullu, kui on mingi köhanuhu ainult, et nad lubavad ikka tulla. Et mõlemad õnneks ütlesid. Noh, minu point oli ka, ma juba varem rääkisin, et nagu kui isegi on köhanuhu, siis ei ole vahet, et noh, me peame üks aasta saama need jõulud koos ära peetud.
et me ei saa niimoodi edasi lükata, juba 6 aastat üritame jõule koos pidada ja ei ole saanud, siis kogu aeg on keegi haige olnud, aga nüüd on lapsed nagu suuremad, siis ja nagu kuidagi tugevamad ka haiguste suhtes, siis ei ole nagu hullu. Ja nüüd lähme autosse tagasi ja lähme Sirkasse võtame pitsat sealt. Nüüd ju. Vaid mulle teki või? Tahtsin sind ruttu filmida. Ei pane padi pikali, me läheme tuttu tibukene. Tule siia, näita ennast. Mis sul juhtus? On või? Mis sul veel on? Noho. Palavik ka või? Oi, siukene. On halb olla või? Noh. Nitu, kas sul on halb olla või? Pissikene. Tee meelega kurba nägu. Teed kurbu nägu või? Täitsa jama, enne jõule niimoodi jääd haigeks või? No vast saad terveks ikka jõuludeks, on ju? Sinna on veel mõned päevad aega. Eks? Kas me lähme nüüd tuttu või? Ei lähe või? Ei lähe. Sinul on... no tee siis ükskord. Lumisel. Alalla lavapäev. Suhtised. Laud. Itsikavil lumedes. Räme sassis. Read nii sassis. Aga väga kiiresti tegid, jah? Väga tubli. Lumisel. Alalla lavapäev. Suhtised. Lavapäev. Liba jääda lumet. Itsikavil lumedes. No peaaegu, väga hästi. No tee ühe korra. Lumisel. Teravut. Uts! Teravut. Uisk. Teravutid ja laevilluvedus. Vähemalt Nitu on rõõmus, et tal ei ole nagu mingit halba tuju ja nii. Ikka käed on jahedad ja issi pani ära, sa ei kuulanud sõna täna, jah? Issand! Zombi oled või? Tiiger või? Kes sa nüüd olid? Kala olid või? Ei, kala sõi. Kala sõid või? Jah. Täitsa hulluks läinud ikka. Oled või? Kes on niimoodi kala? Vaata. Kes see nii teeb? Läks seda. Otsas on. Läks seda. Otsas on. Seda tahan. See on ka otsas. Nitu, vaata siia. Kui vana sa oled? 3. Sa saad varsti 3. Kui vana sa praegu oled? 2. Mis su nimi on? Letali. Mis su perekonna nimi on? Ema. Issi. Mis su isi nimi on? Ei tea või? Issi nimi? 2. Toni. Tuni. On või? Jah. Mis emme nimi on? Laura. Tubli. Mis su kisu nimi on? Bella. Kisu nimi? Suvi. Jaa. Mis su kutsu nimi on? Bella. Tubli. Kas sul on jänkud ka või? 2. 2 jänkut, jah? Aga kuuled või, kas sa jänkude nimesid ka tead või? Mis jänkude nimed on?
sa vist ei tea, ma ei ole öelnudki sulle väga. Niitukene. Ei ole. Niitu. Võtta siia. Mis juhtus? Haigus või? Nüüd on küll täitsa maha võtnud, enne oli veel täitsa rõõmus, aga... Õhtu ka ja paneb siin, silitab mind ka ja... jah, ta ongi nii armas, mina talle teen, see teeb mulle vastu. Sina ei pea tegema, sina pead nautima. Näed, praegu ka näitab. Sa oled nii armas. Aga nüüd on nagu nii kahju sellest, et ilmselt me ei saagi homme teele juurde minna. Tean, et mina tahan ka väga minna, aga ma ei tea. Tulin siia rääkima, sest et mul seal lastel multikas käib ja ma ei saa taustaks jätta seda, aga kõige haigem on see, et juhtus ikka see, mis ma arvasin, et juhtub. Ehk siis keegi lastest jääb nii haigeks, et kokku täielikult kõik ikkagi ei saa. Ja ma ei tea, mis teha. Me oleme, nagu ma eile ütlesin ka, 6 aastat juba plaaninud seda kokkusaamist. Iga kord jääb sellel ajal keegi haigeks. Neid ju pole see sügis terve aeg haige olnud. Nagu mitte keegi pole nii nagu tugevalt haige olnud, et oleks mingi nohu, köha ja hull palavik, vaid nagu kogu aeg on olnud mingi õrnalt haiget, et vahepeal on mingi nohu mingi päevane, siis Lunal on paar korda palavik on siuke kerge. Et nagu sellist tugevat haigust pole olnud siiamaani terve see sügis ja nüüd siis neid jääb haigeks. 2 päeva enne seda, kui on vaja minna kokku saama kõigiga. Haigused lihtsalt, ma ei tea. Võtaks nutma hakata. Aga Toni siin Masterchef jälle kokkab. Tegi kartulit ja kana. Vähemalt meil on nüüd süüa. Tere hommikust, ärge mind väga vaadake. Ma siin olen just hoidnud, et ma ei peaks mitu päeva pead pesema, et siis ma tahtsin tänaseks hoida ja sina teed tahvlit ja tahtsin tänaseks hoida, et kui täna on sõbrannadega kokku saamine, et siis mul oleks täna värskelt pestud. Aga nüüd tuleb välja, et netukesel on A-gripp üldsegi, mis on nagu täiesti kohutav, sest just nüüd, kui on sirata haige ja kui on nagu räiged plaanid tehtud jõuludeks nagu perede kõigiga. Ma ei tea, mul võib-olla nägu on jälle must, ma pole täna peeglisse vaatagi, mul on nii õhker peavalu olnud täna, et mul oli öösel juba, ma nägin unes, et mul on peavalu, ma ärkasin üles ja mul oli juba peavalu, ma jäin magama, mul oli peavalu, mul nagu kogu aeg on peavalu olnud. Ma pole peeglisse vaatan, pole isegi ennast korda teinud, nii et ärge siis tšaatsike väga. Aga ma tahtsin ruttu rääkida sellest, et jah, meie selle aasta jõulud on nii-öelda rikutud, sest ma ei saa isegi enda ema pere juurde minna, kus me iga aasta ikka kõik kokku saame ja nüüd ongi see jama, et ma ei hakka riskima sellega, et isegi kui mul ei ole nagu selliseid sümptomi, näiteks nohu või köha või valavikku on ju, siis ma ikkagi ei hakka ju riskima sellega, et kui ma tean, kui mul on kodus nagu laps nagu positiivse A-gripi nagu testi tulemuse saanud, et siis ma ei hakka ju riskima ja sellega minema kuskil ikkagi. Mis on nii kurb ja nagu lastest on kurb, sest et nemad on mega kurvad, et nad ei saa minna. Nad on nii kaua oodanud seda ja nüüd ongi kõik on rikutud. Aga kuna meil ei ole mitte midagi teha ja mul praegu läks peavalu vist üle, siuke enam-vähem on, siis ma mõtlesin, et me võiks teha midagi. Ehk siis, kui me välja ei saa minna, kellelegi külla me ei saa minna, linna me ei saa minna, peame kodus olema, siis ma pakkusin sellise idee välja, mis mul eile öösel tuli, kuna ma olin palju netuga öösel üleval. Seal oli nii halb olla. Siis ma mõtlesin, et me teeks toa ikkagi ümber. Mina ja mu otsustusvõimetu olek. Nii, näitan praegu siis meie elutuba. Ta on praegu selline. Ärge siis väga vaadake, sest et seda segadust, sest ma kohe koristan selle ära. Mõtlesin, et nagu siin on nii kitsas, mingi kuu sees asju avada. Siin on kuidagi nii kitsas kõik, mulle tundub. Ma tahaks nagu avarust. Ja siis pakkusin Tonile välja, et võiks teha toa ümber, panna diivani seekord siia poole üldsegi. Telekas sinna seina, siis ei pea juhtmeid nii palju ümber vedama. Telekas ja need asjad, kõik mis seal on, sinna tõsta. Diivan siis siia tuua, sinna nurka panna jänesepuur ja kuusk läheks siis siia näiteks. Siis oleks nagu kõik see osa avar. Selle kapi viiks ülesse ja siis tuleks aknast rohkem valgust meile tuppa.
sest praegu tundub, et nagu see puur on mingil määral ees ja siis nagu diivan on seal ees, et see kõik varjab selle valguse ära. Et kui teisiti oleks, siis oleks nagu mõnusam. Ja see on see, et me just alles tegime selle toa ümber, aga ma ei tea. Nagu see pole väga hull, eks see tõstmine on natuke hull, aga kuna me ei tee ühtegi auku kuskile juurde, siis me saame iga kelsa tagasi panna. Seega me mõtlesime, me proovime. Et siis oleks homseks hästi mõnus siuke kuuse koht, kus saaks nagu kuusk läks sinna, siis oleks siin nagu ümberringi avar ja avatud, et me saaksime ilusti filmida, me saaksime ilusti kingitusi avada niimoodi, et meil on ruumi palju. Muidugi sellest on kahju, et kui telekat praegu niimoodi vaadates, ta on nii mõnus, ta on nii lähedal, nagu hea on vaadata. Et kui telekas nagu nii kaugel on teises seenas, siis nagu kuidagi telekas jääb väikseks ja nagu väga ei näe. Ma ei teagi, nagu sellist ideaalset lahendust tegelikult ei olegi. Ideaalne lahendus oleks see, et meil oleks suurem kodu ja me saaks panna diivani keset tuba telekale lähemale ja siia tagant oleks vaba. Et nagu see oleks ideaalne lahendus. Aga nüüd on see hea, et me saame panna diivani siia poole, sest muidu siin on radikas ja seal on ahi ja meil ei ole tavaliselt olnud nii kitsast diivanit, et ta mahuks siia vahele. Ja ma praegu arvan, et see diivan mahub, kuigi ma pean veel korra igaks juhuks mõõtma, et võib-olla tegelikult ikkagi ei mahu. Tundub, et ta mahub, sest et ta on... Aga ma mõõdan ja vaatame, kuidas üldse, kas me üldse teeme seda ümber, aga praegu on siuke mõte küll, et teeks ümber selle toa. Nii, praegune seis on siis selline. See kuusk tundub nii väike seal, kui ta nii keset on. Nüüd liigutame seda, neid tuleks tuttu. Köögis on ka mõnus segadus, nagu ikka. Mina võtsin Tamiflu tableti sisse, aga võtsin kogemata 2 tükki. Toniga oli kuidagi segadus, et Toni võtab 1, sest et tal ei ole sümptomeid, ta võtab nagu ennetavalt. Minul on sümptomiks peavalu ja mina nagu, võtaksin nagu 2 siis. Aga nagu Toni lõpsas mulle 2 tabletti sealt välja, ma võtsin automaat sisse, aga ma ei mõelnud selle peale, et ma pidin tegelikult võtma 2 korda päevas. Eks hommikul 1, õhtul 1, mitte korraga. Aga kuna see tekitab iiveldust ja oksendamist, siis ma nagu täiega muretsen nüüd, et äkki see, et kui ma 2 tükki võtsin, siis mul on nagu hullemini ja tekibki see rohkem see iiveldus. Aga praegu on okei, niisugune veider on olla. Bella, tšt! Aga nagu väga hullu ei ole, seega me tegeleme nüüd edasi. Nii, nüüd on tehtud. Selline ta siis sai. Selle kapi otsime siia, siin on mõned kingitused juba homseks. Ja näest on seal. Ja kingitused, aga mul see läks lugemata katki. Ei ole hullu. Aga ma parandasin seda. Mina teen täna siin on siis nituvaasike nii õige. Ja Noora teeb süüa issiga seal. Aitab issit. Sööseb kommi või? Joo. Nüüd on nii õige, et nüüd on 39 palavik ja ei oska midagi muud anda ka kui kommi ja vaata, kus tatti voolab, oli kogu aeg pühin tal. Kohe pühin ära. Nitu, kuidas sul on olla? Halb või? Hästi või? Halb ikka jah, vaadake ta nagu nii kahju temast. Tatti lihtsalt voolab. Aga Nitu, ütle siis teistele tšau. Ütle homme on jõulud. Tšau-tšau. Tšau-tšau. Ütle homme on jõulud. Homme on jõulud. Jaa. Tee mua.